tere sulle Meeritaro lehele kuulama ja vaatama maikuu taroprognoosi kõikidele tähemärkidele. Maikuus saavad sõna sellised imekaunid roosad tarokaardid, sellised õrnad ja ilusad nagu maikuule kohane, õitsele puhkamise ja sellise helguse ja kerguse aeg, nagu mai on. Just selline täpselt kirsiõite värvi roosa on ju. Ja oraaklikaartidena toeks sellele tarokaartidele on sellised lille oraaklikaardid, ka väga kaunid, mis ka väljendavad otse kui sellist õide puhkemist ja kevad üldse on, maikuu on selline periood, kus see kevad on nagu täielikult kohal ja kõik energiat liiguvad ja tihti ta on tähenduslik väga paljudele. Paljud ootavad just seda sooja ja tärkamist ja õitsemise algust. Et selline ilus ja sümboolne. Nüüd maikuu peamine energia on esindatud sellise kaardiga nagu karikate 3. Karikate 3 on selline kaart, mis väljendab pidutsemist, pühitsemist, tähistamist koos enda lähedaste inimestega, et kõik saavutused, mis sul elus on, et miks mitte neid pühitseda, olla tänulik, jagada oma õnne oma lähedastega, tuttavatega ja lihtsalt tähistada. Nüüd tuletan meelde, et taroskoop on selline üldine ladumine. Võta siit, mis sinuga resoneerub ja kõik muu lihtsalt jäta. Sa võid vaadata enda päikesemärki, kuumärki ja naised ka Veenust. Miks mitte, kui sa tead, kus see sinu sünnikaardis asetseb. Ja sa saad, all on ajatemplid, et sa saad kohe otse liikuda endale sobiva tähemärgi juurde. Tere kõikidele jääradele! Siin on sinu maikuu taroskoop ja kaartidena on lauas sellised kaardid nagu karikate kuninganna, sauade 3 ja müntide 10. Nüüd siin on hästi selline tore tulevikku vaatav energia. Mulle tundub, et sinu maikuu võib tulla selline, kus sa oled iseendaga hästi heas kontaktis oma emotsioonidega ja vaatad tulevikku ja teed tulevikuplaane, et maikuu otse kui oleks selline sammude seadmine ja raja planeerimine, uue asja loomine, leiutamine, uue enda ellu tõmbamine ja otse kui selline tuleviku jaoks täiesti uue visiooni leidmine. Siin energiana võib olla midagi sellist, mis täiesti karjäärimuutus, mis sulle tulevikus hakkab rohkem raha sisse tooma, rohkem küllust ja ka meeskonnatöö on selle müntide 10 all. Ühesõnaga, hoia silmad lahti ja vaata ringi, et kuhu suunda tahab sinu hing sind suunata, et võib-olla on tulevikus midagi täiesti uut ja sellist, mille peale sa ei ole ise veel tulnud, et sa võiksid vajada või et sa võiksid soovida. Siin on natukene ka seda, et kuna see karikate kuninganna on selline emotsioonide kaart ja naiselik intuitsiooni aspekti esindav, siis võib-olla sa oled varasemalt peljanud just seda teed, kuhu kõiksus sind hakkab suunama või lükkama. Et ära alahinda ennast, vaid tee ennast suureks ja vaata julgelt tulevikku ja tee selliseid julgeid tulevikuplaane ja astu konkreetseid samme ka, et kõiksus saaks sind toetada. Et tihtipeale me unistame ja tahame ja soovime ja manifesteerime otse kui ja saadame kõiksuse poole soove lendu, aga ei tee ühtegi konkreetset sammu,
et luua seda ruumi, kuhu kõiksus saab siis meie soovitu realiseerida, kuhu see saab materialiseeruda. Mida ma sellega silmas pean, et näiteks kui tahad oma äri alustada, siis astu esimene samm kas või sellega, et sa uurid, kuidas üldse firmat luua või tee oma koduleht näiteks või mõtle kas või nimi välja oma tulevasele ettevõttele. Või kui sa oled planeerinud kodu soetamist või sinu unistus on omada uut ja paremat kodu, siis mitte midagi ei maksa teha kinnisvaraportaal lahti ja vaadata, mis on üldse nagu turul saada või mis iganes suunas sul need unistused on või kuhu poole sinu tunne sind tõmbab. Et astu esimene samm ja vaata, uuri neid inimesi, kes on juba nagu saavutanud edu selles valdkonnas. Internet on täis kõikvõimalikke inspireerijaid, nii et luba endal inspireeruda. Nüüd see intuitsiooni pool karikate kuningannal väljendab ka seda, et ära võta kõike. Ära võta kõike selles mõttes, et mida ma siin silmas pean, on see, et ära tee mingit asja, mis kellelgi teisel läheb hästi iseenda hingeteeks või hingeasjaks. Et tihtipeale me just vaatame, et näed, tema on edukas ja hästi särav selles valdkonnas, et ma tahan olla nagu tema, aga pigem kasuta oma intuitsiooni ja lähtu ainult sellest, kuhu sinu hing sind suunab oma tulevikuplaanides. Et võta oma hingega ühendust ja loo koos oma hingega. Maikuu tuleb hästi mõnusa energiaga, kui see laud on selline hästi toimekas, tulevikku vaatav ja kõiksuse poolt nagu hästi toetatud, et mulle tundub küll, et kõik sammud, mida sa nagu ette võtad, need viivad sind tulevikus suurema külluseni. Nüüd oraaklikaartidest on sulle väljas selline kaart nagu Gardeenia, mis ütleb, et otse kui kinnitab seda karikate kuninganna sõnumit, et kuula neid jumalikke sosinaid oma südames. Et jälgi oma intuitsiooni ja seda, kuhu tee sind juhatab või saadab, kuhu hing tahab, et sa oma peakese suunaksid ja oma pilgu keeraksid. Nüüd kuupäevadest võivad sulle olulised olla sellised kuupäevad nagu 11 ja 12 või siis lihtsalt numbritena võivad need olla olulised. Siit, mis numbreid ma välja loen, mis ka uut algust tähistavad, on 3 näiteks. Või kui need kokku liita, siis siit saab ka kuupäeva 23, mis võib olla tähenduslikum siis maikuus. Aitäh sulle ja imelist maid! Tere kõikidele sõnnidele, siin on sinu maikuu horoskoop ja kaartidena väljas on sellised kaardid nagu müntide 8, õiglus ja karikate 3. Väga huvitav laud, väga huvitava energiaga laud. Esimesena, mis mulle siit silma hakkab, on kohe see, et sõnnile kohaselt on siin materiaalsust, toimetamist ja sellist tegutsemist. Raha armastab sõnni ja sõnn armastab raha, aga see raha ei tule nagu kunagi niisama ei kuku sõnnile taevast alla, vaid sõnn teeb nagu tublit tööd, et sa oled, see laud räägib mulle sellest, et sa oled õiglusega ära teeninud selle, mis sul on ja kõiksus annab sulle kuhjaga juurde, et sul on väga palju põhjuseid tähistada ja pühitseda maikuus. Et siin on lauas karikate 3, mis tuli välja ka maikuu üldises ladumises, justkui sellise signatuurenergiana, et mulle tundub, et mai on sulle täpselt selline omas elemendis kulgemise õnnelik, mõnus periood, et
õiglus on sinu poolel, mis iganes teemas või valdkonnas see võib välja tulla. Kuna see on üldine ladumine, siis siia alla mahuvad kõik võimalikkused ja asjad. Et kui sul on hetkel käsil mõni vaidlus või selline pool, kus sa pead ennast või selline teema, kus sa pead ennast otsekui tõestama, siis tea, et õiglus on sinu poolel ja pannakse maksma sinu kasuks, et sa saad tähistada ja pühitseda. Sa oled teinud tublit tööd, sa oled täiega ja õiglaselt ära teeninud selle, mis sind ees ootamas on, see tähistamine ja pühitsemine koos endale kallite inimestega. See müntide 8 on ka selline otse kui õpipoisi kaart. Võimalik, et sa pead astuma või sa võid astuda, oled valmis astuma sellise kas õpetaja või siis uue valdkonna õpipoisi positsiooni. Et miks mitte õppida oma ala spetsialistidelt midagi uut juurde või miks mitte, kui sa oled juba oma ala spetsialist, õpetada kedagi välja, jagada oma tarkust ja oma andeid, mis hilisemalt sinu hinge täidavad sellise rõõmu ja pühitsemisega. Nii, nüüd oraakli-kaartidest on sulle väljas selline kaart nagu Magnoolia, mis ütleb seda, et sa leiad kõik tarkused ja selle, mida sa vajad omaenda pärandis või selles sisemises tarkuses, mis sul on. Et see läheb kokku nagu väga hästi selle müntide 8-ga, et jaga seda, mida sa oled kogenud, mida sa oled õppinud või siis ka ole alandlik ja õpi ise juurde. Siin on ka juured või selline nii-öelda nagu pärandus või pärand esindatud, et vaata, mis sul on oma esivanematelt õppida. Pöördu võib-olla sissepoole ja vaata, millised vägevad inimesed on olnud enne sind, sinu liinis, kuhu sa oled sündinud ja mida nad tahavad sulle edastada. Et kui vägevas kohas sa oled endaga, oma perega ja ära unustage tähistada ja pühitseda. Nüüd kuupäevadest on väljas sellised numbrid nagu 5 ja 6. 5., 6. ja 11. kuupäev võivad siis maikuus olla erilised või tähenduslikud. Mai on ka 5. kuu, et mulle tundub, et kui seda lauda vaadata, et see terve mai on justkui otse kui tähenduslik ja konkreetselt sinu kuu. Aitäh sulle! Tere kõikidele kaksikutele! Siin on sinu maikuu taroprognoos. Ja kaartidena on lauas sellised kaardid nagu müntide 5, müntide äss ja päike. Vaadates seda lauda ja seda energiat siin lauas, siis mulle tundub, et sinu maikuu tuleb otse kui vabanemine. Ja seda just nagu materiaalsel tasandil, maisel tasandil. See võib olla, kuna tegu on üldise ladumisega, siis see võib olla vabanemine mingist materiaalsest kitsikusest, rahalisest kitsikusest või samas võib see olla ka seotud sisemisest kitsikusest väljapääsemisega, otse kui see suurenev ja kasvav päikesevalgus tooks õnnetunnet rohkem ja sellist külluslikku täiuse tunnet rohkem sinu ellu. Müntide 5 on selline natuke raske energiaga kaart ja ta väljendab seda energiat, et tihtipeale me ise paneme ennast oma hinnangute ja enda nagu olekuga kuidagi sellisesse vaeslapse rolli või pisut nagu mõtleme üle, et meil on vähem, kui vaja on.
Samas sügaval sisimas teame, et me oleme alati materiaalselt hoitud ja kaitstud ja, ja külluslikult hoitud ja kaitstud. Nüüd see laud võib tähendada ka seda, et kui sa näiteks oled tööotsingutel või soovid oma sissetulekuid suurendada, siis maikuus on selleks ideaalsed võimalused. See müntide äss siin keskel viitab just sellele külluslikkusele materiaalses plaanis. Ta võib tähendada ka loteriivõitu või sellist suuremat ootamatut sissetulekut, mida sa võib-olla ei ole isegi osanud oodata. Preemia, lotovõit, keegi tagastab mingi vana võla ja nii edasi ja nii edasi, et kasuta seda targalt iseenese hüvanguks ja kinnita iseendale ikka ja jälle üle seda, et sa ei ole kuidagi kitsikuses ja sa ei ole kuidagi vaeslapse rollis, et ohvripositsiooni sa saad ennast ainult ise panna, mitte keegi teine ei saa sind sinna sundida ega sind sealt ka vabastada, nii et lase see päike enda südamesse ja enda hinge ja tea, et sa oled alati külluses ja kõik sust tahab sulle anda kõike külluslikult. Nüüd oraakli-kaartidest on selline kaunis lill tulnud sind kinnitama ja toetama nagu Kerbera. Ja sõnum siin juures on selline, et näita üles tänulikkust ja rõõm järgneb sellele. Täpselt see, mida see laud siin ka väljendab, et sa ei ole ohver, sa ei ole õnnetu, ole tänulik iga situatsiooni ja iga olukorra eest enda elus ja see päike rõõmu ja küllusega saab su elus paistma ja särama. Nüüd numbritena on lauas selline number nagu 11 ja see on vist 4, jah, 11 ja 4 või siis 15 võivad olla olulised kuupäevad sinu jaoks maikuus. 11 iseenesest on ka selline meistrinumber, nii et mis veel kord kinnitab seda, et on aeg tõusta ohvripositsioonilt meistri staatusesse ja luua enda elu ise nii, nagu sina tahad. Just nii päikeseliseks. Aitäh sulle, kallis, ja ilusat maid! Tere kõikidele vähkidele! Siin on sinu maikuu taroprognoos ja kaartidena on väljas sellised kaardid nagu karikate 6, mõõkade 2 ja maailm. Hästi mõnusa energiaga laud ja mulle tundub, et maikuus kerkivad sinu jaoks üles suhteteemad. Karikate 6 on hästi imeilus, imekaunis, küllusliku suhtekaart. Jagamise kaart. Klassikalises taros on karikate 6-l kujustatud poiss ja tüdrukut, 2 last ja kõik karikad on lilli täis, selline mõnus külluslik jagamine omavahel. Ideaalse suhtekaart otse kui. Nüüd mõõkade 2 siin vahepeal väljendab seda, et saada või jõuda sinna külluslikku ja hingeliselt täitvasse suhtesse on vaja langetada valik ja kasutada enda intuitsiooni. Just nimelt nagu intuitsiooni, kõhutunnet ja südant, mitte valida mõistusega, et need silmad on seal kinni seotud kaardil. Et kui sul on valida võib-olla 2 inimese vahel või 2 tee vahel, see võib olla, kuna see on üldine ladumine, siis ta ei pruugi olla suhteta, võib olla kas erinevad töökohad või erinevad teed, erinevate valdkondade vahel valik, siis sellel kohal ma kinnitaks ja julgustaks ja toonitaks sind, et vali kindlasti südamega. Et mõistus siinkohal ei pruugi teha õiget valikut ja sa ei pruugi jõuda sinna endale sind väärt olevasse maailma, mida see maailmakaart
siin lauas esindab. Maailm on hästi õnnelik kaart, on suure arkaani kaartidest päikese kõrvalt nagu minu jaoks järgmise õnnelikkuse tasemega, kui nii saab öelda. Et maailmas on esindatud kõik täius ja küllus, et otse kui uuelt ringilt alustamine kindla veendumusega, et sa teed õiget asja, et sa liigud õiges suunas ja see karikate kuue täius ja küllus on seal ka juures. Kui sa oled suhete teemal valimas või mõtisklemas, kas see või teine inimene või kas suhe või üldse mitte suhe, siis pööra sissepoole ja vaata, mida su süda sulle ütleb ja kuhu poole sinu süda sind suunab. Et mõistus siinkohal ei ole adekvaatne nõuandja. Nüüd oraakli-kaartidest on sinu jaoks väljas selline kaart nagu roos, mis ütleb seda, et sa oled jumalikult armastatud ja kaitstud armuga. See nagu viitaks veel kord sellele suhete teemale, et seda hingeülist ja ülevat ühendust kahe hinge vahel võiks see tähendada. Ja seda väljendab kindlasti see karikate kuus ka. Nii nüüd kuupäevadest, mis võivad sinu jaoks olla olulised mais, on 12 ja 6 numbrina lauas või siis 18, kui nad kokku liita. Aga jah, ma kuidagi nagu tahaksin julgustada veel kord vaatama enda sisse, see on väga võimas laud. Siin on nagu kõike, et lihtsalt pööra pilk sissepoole ja julge vastu võtta see, mida kõiksus sulle läbi maailma tahab anda. Aitäh sulle! Tere kõikidele lõvidele, siin on sinu maikuu taroprognoos ja kaartidel on lauas saatan, sauade 10 ja jõud. Väga võimas laud. Kaks väga tugevat ja suure arkaani kaarti ja mis on tore, on ka see, mis sind võiks maikuus kinnitada, et see mai on just sinu kuu, on sinu enda tähemärgi kaart on väljas, jõud on lõvi tähemärgi kaart siis. Nüüd, kui hakata otsast vaatama, siis saatan esindab sellist energiat, mis viitab sellele, et maikuus võivad üles kerkida sinu jaoks sõltuvused, sundmõtted või kuidagi nagu selline kinni jäämine mingisse ideesse või kohustusse või fiktsiooni. Ja sauade 10 siin keskel näitab seda, et kui sa sinna langed või kinni jääd, siis sa võid tunda kogu maailma raskust otse kui enda õlgadel. See sauade 10 ja saatan võivad muuta nagu maikuu energia sinu jaoks põrgulikult raskeks, aga see jõud siin jällegi teatab, et see kõik on näiline, et sina oled oma elu looja ja totaalne boss, et vaata üle oma sisemised jõuvarud ja vaata iseendale otsa, oma suurusele ja oma vägevusele, kui vägev looja sa oled. Sauade 10 võib näidata ka seda, et väljast poolt võib tulla kuidagi rünnakuid ja otse kui sellist kiusamist ja jala taha panemist, et siinkohal jällegi, et sul on võimalus kas langeda lõksu ja minna sellega kaasa või tuletada endale meelde oma vägevust ja jumalikku päritolu ja kosmilist identiteeti ja kloppida põlved puhtaks ja sammuda edasi. See sauade 10 ei pruugi üldse tähendada mitte midagi, kui sa oled iseendaga kontaktis ja tead oma vägevust.
Nüüd lihtsalt, mida see laud tahab sulle veel meelde tuletada, on see, et maikuus vaata hoolikalt enda sisse ja vaata oma füüsilist keha, et kas on midagi, mida sa saad tema heaks teha. Saatan ja sauade 10 võivad koos tähistada ka seda, et su füüsiline keha on natukene kas unarusse jäänud või tunneb ennast natukene raskelt, et tahaks selle talvekoorma ja talveenergia maha raputada ja saada vabasse voolamisse. Et kui sa tajud iseendale ära, et sul võib olla kalduvus liialdada mõne toiduainega või millegiga, mida sa enda kehasse paned, siis anna oma kehale puhkust ja puhastust ja võta see kergus vastu, mida kevad tahab sulle tuua. Nüüd jõukaart iseenesest on ka suhete kaart ja minu jaoks ta esindab sellist pühaliitu või kaksikleigi sidet või mingit sellist suhet, mis on tähenduslikum kui lihtsalt side kahe inimese vahel. Ja see saatan siin võib näidata seda, et kui sa oled suhtes või kui sa oled suhtesse astumas, see on üldine ladumine, tuletan meelde, siis hoolikalt vaata üle kõik kiusatused, mis sul on ja eksitajad, et kas kõik on kuld, mis hiilgab. Et kas see kaunis inimene, kes kütkestab ja tundub hetkel ideaalse kaaslase või partnerina, et kas ta on väärt seda, et sa lammutaksid kõik, mida sa juba loonud oled. Nii, nüüd oraakli-kaartidest on sinu jaoks väljas selline kaart nagu nelk ja nelgi sõnum on selline, mis ütleb, et liigu edasi, kasva edasi, ole täitsa pidurdamatu, mis võtab minu jaoks kogu selle laua nagu kokku, et ära lase sellel saatanal ennast kuskilt pidi nagu segada, et sina oled võimas looja, et anna minna, lase edasi. Nii, ja kuupäevadest, mis sinu jaoks võivad olla olulised mais, on 6 ja 8 või siis 14, kui need kokku liita. Aga kaunist maid sulle! Tere kõikidele neitsidele! Siin on sinu taroprognoos maikuuks ja kaartidena on lauas sellised kaardid nagu mõõkade 10, karikate 2 ja karikate 10. Väga huvitav laud. Kohati mulle tundub, et see mõõkade 10 on natuke nagu neitsi tähemärgi kaart, perfektsionist ja ülemõtleja mingi nurga alt, palun mitte pahandada, ma olen ise neitsi. Et see võiks nagu iseloomustada neitsi energiat kõige rohkem. Mis ma oskan öelda? Mis võib maikuus üles kerkida või oluliseks saada, on kuidagi nagu suhteteemad, sest see karikate 2 ja karikate 10 on mõlemad suhtekaardid. Ja see ei pruugi tähendada suhet teise inimesega, see võib tähendada ka suhet iseendaga, oma hingega, oma kõrgema minaga või jumalikkusega iseenda sees, on ju. Et natukene on siin sellist energiat, mida see mõõkade 10 esindab, et ülemõtlemine, hirmumõtted ja üleanalüüsimine ja sellesse kinni jäämine, tardumine mõttesse, just nimelt nagu hirmu ja negativismi või sellesse. Klassikalises taros on ta selline kaart, kus mees lamab pikali ja 10 mõõka on seljas, et sellest püsti niimoodi, et ta väljendabki seda, et need mõõgad seal ei ole mitte midagi muud kui iseenda mõtted ja selline iseendale peale sunnitud paus, et võtta vastu see karikate 10 nautimine ja selline külluslik olek, õnn ja rõõm.
Ma veel kord kordan, et see ei pea olema teise inimesega, et see võib olla ka totaalne rahulolu iseendaga, iseenda üle ja iseenda selline vastuvõtmine täielikult, iseendas kõikide poolte vastuvõtmine. Mõõkade 10 võib näidata ka seda, et sinus võib olla midagi sellist, mille sa oled hästi tugevalt alla surunud ja maikuus ere ja kõrgelt käiv päike otse kui toob selle pinnale ja toob välja, et sa saaksid tervendada ja lahustada neid hirme, mis sinus on. Et saada paremat kontakti iseendaga. Nüüd, kui võtta seda nagu suhete valdkonnana konkreetselt nagu kahe inimese vahelise suhtena, siis siin tegelikult on nagu väga külluslik ja väga nagu mõnus energia sellel teemal. Et sa peaksid panema kõrvale mingid sundmõtted, mis sul on selle inimese või selle suhte kohta ja olema julge ja sirutama käe välja ja võtma vastu selle, mida see karikate 10 seal esindab. Et imeline ja tore suhe. Nii, nüüd oraaklikaartidest on väljas selline kaart nagu moon ja moon ütleb, et tuleta meelde, kes sa oled tahtnud olla. See läheb väga hästi kokku selle mõõkade 10 energiaga, et ära jää kinni nendesse ülemõtlemistesse või hirmu või sundmõtetesse ja leia üles see kergus, mis on sinus olnud sellel hetkel, kui sa oled iseendaga olnud täielikus tasakaalus ja kooskõlas ja õnnelik. Ja tuleta seda meelde, et kelleks sa loodud oled või ka kelleks sa oled kunagi tahtnud saada ja vaata, mida sa saad teha, et sinnapoole liikuda. Nii numbritena, see ei veerend. Numbritena ikka tuli 1, no näed. Numbritena on väljas number 1 ja 9 või siis 10. Aga kaunist maitsul. Tere kõikidele kaaludele, siin on sinu maikuu taroprognoos ja kaartidena on väljas sellised kaardid nagu sauade rüütel, mõõkade paaž ja karikate äss. Hästi huvitav energia. Mulle tundub, et sulle võib tulla maikuu selline, kus sa pead kiireid otsuseid vastu võtma ja kiiresti tegutsema. See sauade rüütel on selline hästi äkilise energiaga tegutsev tuline kirglik kaart. Et tuleta meelde, millises hetkes oled sa olnud iseendaga kooskõlas ja tundnud sellist põlemist, kirge midagi tehes, midagi luues ja too see enda ellu tagasi. Ja võta vastu see karikate ässa poolt pakutud täielik rahulolu ja ülevoolavad emotsioonid, õnn, kergus, rõõm, küllus. Karikate äss on üldse taropaki üks õnnelikest kaartidest, mis taropakis on, vabandust puterdamise eest. Et mulle tundub, et mai tuleb sulle hästi tegus, aga sinna vahele jagub ka hästi palju selliseid rõõmuhetki ja nautimisi ja õnne ja mõõkade baažiga tuleb lauda ka see, et ära unusta intuitsiooni ja kõiksuse usaldamist, seda antenni, mis otse kui sellel ka siin kaardil baažil peos üles tõstetuna on kujutatud, et ühendust maa ja taeva vahel, et tegutse, astu samme, astu julgeid samme, aga ära unusta ka intuitsiooni ja sisemist sellist läbikatsumist, läbikaalumist, et kas see on mulle, kas ma olen õigel teel, et kappa julgelt edasi, aga vahepeal tee vahepeatuseid ja vaata, et
a la löö Google Maps lahti ja vaata, kas sa oled õigel teel, et kui sa jätkad seda teed, kas sa jõuad Tallinnast Tartusse või sa vahepeal käid Narva-Jõesuus ringiga ära hoopis. Et jälgi oma intuitsiooni ja tee sellest selline mõnus mäng iseenda jaoks, et vahel kui me oleme sellises kirglikus loomises või otse kui sisemises põlemises, siis me unustame ära kogu maailma enda ümbert. Me võime kaotada ära, ma usun, et sul on tuttav see tunne, et kui sa oled midagi looma hakanud, siis otse kui aeg kaob ära ja sa oled sellises voos. Et aeg kaob ära, kaovad ära inimesed, kaob ära ruum, sa ei vaja toitu, sa ei vaja und, sa lihtsalt tegutsed ja teed. Et see on natukene see energia, et vahepeal siis tee üks sügavam hingetõmme ja vaata, et kas sa oma loomisega oled veel õigel teel ja anna ka kehale puhkust ja võta vastu kõik need õnnetunne ja need ülevad emotsioonid, mis tahavad sellest loomisest tulla. Ta on natukene nagu selline energia, et ta võib läbi põletada hästi kergelt. Et selle jaoks ka need stopid ja vaatamised, kus ma olen. Et ära luba endal läbi põleda, et võta vahepeal hetk maha ja koge ja tunneta ka seda, kus sa oled ja kuhu sa juba jõudnud oled ja mida sa juba loonud oled. Nii nüüd oraakli-kaartidena on sinu jaoks väljas selline kaart nagu Gerbera, mis kinnitab kogu mu eelnevat juttu ja ütleb, et näita üles tänulikkust ja rõõm järgneb sellele, et täpselt see, et tee neid pisikesi pause ja selliseid, võta hetkeks aeg maha. Langeta tänulikkuses pea, vaata, kus sa oled ja kuula, kas su süda ütleb sulle, et lase edasi ja tea, et see karikate ässa rõõm, külluslik ja õnnelikkus jõuab sulle kohale. Nüüd numbritena on lauas 10 ja 7. Ehk siis 10. kuupäev, 7. kuupäev või 17. kuupäev või siis need numbrid või 107 võivad olla sinu jaoks maikuus olulised. Kaunist maikuud sulle! Tere kõikidele skorpionitele, siin on sinu maikuu taroprognoos ja kaartidena on väljas mõõkade kuus, eremit ja narr. Väga võimsad suured kaardid. Nüüd esimesena, mis siit kohe silma jääb mulle, on see, et maikuus sa võib-olla peaksid või võiksid hetkeks aja maha võtta. Puhkust oleks vaja, iseendasse vaatamist ja sellist eraldumist oleks vaja. See on, laud siin kuidagi nagu kisendab selle järgi, et võta aeg maha ja vaata, kuhu sa oled teel ja puhka natuke. Tee otse kui selline inventuur enda elus, kevadine suur puhastus enda elus ja vaata üle, millega sa tegeled, millised ja mitte ainult nagu füüsilisel tasandil, vaid ka täiesti sellisel emotsionaalsel tasandil, et mis on sinu valdav emotsioon päevades, milles sa viibid kõige rohkem, millised inimesed on sinu ümber, kas oled ennast pannud toksilisse keskkonda või on see keskkond sind toetav, kus sa oled. Et kuidagi midagi nagu kisendab siin eraldumise, eemaldumise järele. See võib olla ka midagi sellist, väga hästi toetatud maikuus, ma saan aru, on sinu jaoks näiteks toitumise muutus või liikumisharjumuste muutus. See on üldine ladumine, tuletab meelde, et kui see sind ei kõneta, siis las ta jääda. Samas see võib tähendada ka seda, et sa võiksid üle vaadata või üle kaaluda oma sõprussuhted või üldse suhted, mis sul elus on. Ja see võib tähendada ka seda, et lihtsalt teha enda sisemuses inventuur, et kus ma praegu olen.
ja see narrikaart siin lõpus on nii imeline ja ideaalne seda jada jätkama, et narri moodi muretult ja puhtal kombel midagi uut luua ja uljalt maailma astuda ongi vaja seda eremiidi tarkust, eraku tarkust ja eraldumist, sisekaemuse tegemist ja vaatamist, et kus ma olen ja kuhu ma lähen, mida ma loon siia ilma. Et mulle tundub jah, et mai on sinu jaoks kuidagi nagu täiesti uue loomine. Otse kui talvise tolmu maha kloppimine, põlvede puhtaks kloppimine, ütlemine, et kõik mulle niimoodi aitab, mina nii ei taha, ma olen paremat väärt ja ma võtan vastu selle, mida ma väärt olen, kõik hea ja parema ja selle uue mõnusa maailma. Ja tea, et sa ei ole selles üksi, et narril on alati see valge kutsu seal kõrval, et see truu kaaslane, kes toetab igal sammul, et kõiksus on sinu poolt ja kindlasti on sinu elus ka inimesi, kes sind toetavad ja otse kui on juba oodanud seda, et noh, asume nüüd teele, teeme, et millal sa lõpuks. Nii, ja oraklikaartidena on sinu jaoks väljas selline kaart nagu Aster, imeilus sügislill tegelikult. Ja Astri sõnum sulle on, et minevik on möödas. Las sinu tõeline mina astub nüüd esile. Et mis võiks veel paremini kogu selle laua kokku võtta, kui see, et lase tõelisel endal oma sisemisel minal, kõrgemal minal särada ja paiska seda armastust ja imelisust, mis sinus on kogu maailmale. Nüüd numbritena on väljas number 5 ja 7 või siis 12, et need võivad olla siis olulised numbrid või ka olulised kuupäevad maikuus sinu jaoks. Aga kaunist päeva! Tere kõikidele hamburitele, siin on sinu maikuu taroskoop ja kaartidena on lauas sellised kaardid nagu mõõkade 4, kaarik ja õnneratas. Väga suured kaardid ja väga mõnusa energiaga laud. Nüüd esimese hooga ma tahaks öelda, et puhkeaeg on sinu jaoks otse kui läbi saamas, et mis on ka loogiline, et talv on läbi, päikest on rohkem, energiat on rohkem, tegutsemistahet on rohkem, et võtta see maailm vastu või võtta vastu see, mis maailm sulle pakkuda on. Et õnneratas on selline kaart, mis on, kui ta lauda ilmub, siis ta näitab totaalset pööret ja sellist otse kui saatuslikku juhust või samas ka lotovõitu tähistab ta ka. Et midagi sinu jaoks nüüd pöördub täielikult õnne poole, et need teemad, mida sa võib-olla selle mõõkade 4 all ei ole julenud isegi nagu endale pähe lasta või endale ligi lasta või mõttesse võtta, et tasakaalu hoides ja otse kui teele asudes ja endasse vaadates ja julgelt sellele teemale otsa vaadates saad vastu võtta selle, mida on pakkuda saatuse rattal või sellel õnnerattal. Et tahaks kuidagi julgustada sind, et las see päike kevadine, mis tuleb, valgustab üle kõik sinu hingesopid ja ka need peidetud ja salajased varjul olevad teemad, mida sa näha ei taha või vaadata ei taha. Ja astu selle kaarikus oleva julge ja teotahtelise inimese rolli, võta vastutus enda elu eest, loo tasakaalu enda ellu. Kaariku kaart on selline hästi liikuv ja hästi mõnus kaart, et ta on hoogne ja et seal kaarikus püsida on vaja tugevat juhi omadust või enesejuhtimist ja tasakaalu. Nii et julgete ja osavate
inimeste kuu, tahaks öelda. Hästi mõnusa energiaga laud, et ma ei oskagi siia nagu kuidagi midagi juurde lisada, et paus on läbi, tegutsemise aeg on käes, ole julge ja võta vastu kõik see, mida kõiksus sulle annab. Nüüd oraakli-kaartidena on väljas selline lill nagu hüatsint, väga ilus, imeline, lõhnav kevadlill, mis ütleb, et mängi, naera ja leia õnne, et noh, täpselt nii, et pane see mõõkade 4 raske ja sumbunud energia kõrvale ja lustlikult kaarikuga teele. Nüüd numbritest on väljas number 4 ja number 6, kokku liites siis 10. Võib-olla need võivad olla sinu jaoks olulised kuupäevad. Kõike kaunist sulle! Tere kõikidele kaljukitsadele, siin on sinu maikuu taroskoop ja kaartidena on lauas sellised kaardid nagu keiser, armastajad ja keisrinna. Väga huvitava energiaga laud. Mulle tundub, et maikuus sinu jaoks saavad oluliseks suhted ja sa otse kui pead võtma omaks selle iseeneses jumaliku naiselikkuse ja jumaliku mehelikkuse ja et jõuda siis sellesse, mida esindavad need armastajad seal keskel. Hästi tore on ka see, et nii keiser kui keisrinna on mõlemad lauas, mul juhtub seda väga harva. Ja ma natukene olen isegi kohmetu seda tõlgendama, et siin on nii võimas energia. Kõik on suure energia kaardid, mis näitab seda ka, et maikuu võib sinu jaoks tulla tähenduslik ja kuidagi elu muutev kuu. Ja see kuidagi nagu kõik viitab sellele, et ma ei tea, see on üldine ladumine, et ma ei tea, kus sa oled oma suhetes. See võib väljendada füüsilisel tasandil suhteid, aga see võib väljendada ka suhet sinu endaga, et jõudes tasakaalu iseendas, ära tasakaalustades iseendas nais- ja meesenergia, jõuad sa sellisesse pühasse hingelikkusesse ja pühasse liitu iseendaga. Et tegelikkuses minu jaoks ongi oluline see, et olla ühenduses oma sellise hingega ja selle jumaliku poolega iseendas, et siis on tasakaal ja see püha liit täiesti olemas ja toimiv. Nüüd keiser väljendab ka seda, et võib-olla maikuu toob sulle ette mingeid selliseid teemasid, mille eest sa pead täiesti konkreetselt võtma vastutuse ja täiesti konkreetselt nagu lööma kanna maha ja ütlema, mida sa tahad või mida sa ei taha. Et selle ma võtan ja seda ma ei võta, et valikukohti võib olla. Ja keisrinna toob jällegi sellise naiselikkuse ja voolamise ja ta tähistab ka sellist otse kui püha naiselikkust ja keisrinna kaardil kuvatakse tavaliselt sellist rasedat naist, et ta võib tähendada ka beebiootused või uudiseid sealt valdkonnast. Ühesõnaga väga mõnusa energiaga ja väga tugev laud on see, et mul nagu sõnad saavadki otsa. et jah, nii, aga ja nende oraklikaartide eest on sinu jaoks väljas selline kaart nagu Dahlia, vist on Dahlia. Ja tema sõnum sulle on see, et mis meeldib sulle kõige rohkem, see vormib sind. See võtab natukene kokku selle laua ka, et sa saad armastada seda, mis sulle meeldib, on ju, et see võib olla nii sina ise või see, kelleks sa iseennast oled vorminud või oled vormimas.
ja samas see võib kehtida ka inimese kohta, et su kaaslane kindlasti mõjutab tugevalt, et kaaslasi võiks ja peaks hoolikamalt valima. Nüüd numbritena on lauas 11 ja 8. 11, 8 või siis 19 võivad olla maikuus sinu jaoks siis olulisemad kuupäevad. Aitäh sulle! Tere kõikidele veevalajatele, siin on sinu maikuu taroskoop ja kaartidena on lauas sellised kaardid nagu torn, sauade kuninganna ja päike. Hästi võimas laud, väga võimas laud. Lauas on nii-öelda taropaki kõige kardetum kaart ja kõige õnnelikum kaart. et mis ma sellega siis mõtlen, et torn on see nii-öelda kõige kardetum kaart ja torn iseenesest tegelikult ei ole halb kaart. Torn näitab seda, et üks suur puhastus kulub ellu ära. Et vahel me vajamegi lausa seda, et see välk tuleks ja lööks selle torni uppi, on ju, et tormi ei tasu karta, peale tormi on alati õhk puhas ja klaar ja kerge, on ju. Et vaata mais ringi, et mida see kevadine päike välja toob, et kus oleks tarvis teha suurpuhastust ja täiesti sellist julget ja tormist, et ega me tihti ei taha ju ka loobuda mingitest asjadest, on ju, et me tahaks võtta selle päikese õnnelikkuse, aga jumala eest, et ta tuleks nii, et ma mitte midagi muutma ei pea, on ju. Nüüd see sauade kuninganna siin vahepeal on hästi selline naiselik, tegutsev maaga ühenduses maandatud kaunis naine, naisenergia, naisprintsiip, et ta tegutseb, ta loob, aga ta ei loo tühja, ta ei rapsi tühja, ta teeb siis, kui ta tunneb, et ta peab tegema ja kui ta tahab teha, et kui see torn on käes, siis ta lööb platsi puhtaks ja niisama tühja ta nagu ei rapsi. Siin on hästi tugevalt esindatud ka intuitsioon ja sellise sisemise minaga kooskõlas olemine ja elamine. Ühesõnaga, et saada seda, mida päike esindab, seda kõige õnnelikumat kaarti, sellist lapselikku, siirast, külluslikku, mõnusat rõõmu on mais vaja võtta ühendust iseenda intuitsiooniga, sisemise poolega ja võib-olla teha üks selline suurem, mõnusam puhastus. Nüüd oraakli-kaartidena on väljas sinu jaoks selline kaart nagu iiris. Ja iiris, imeilus lill, mulle iirised väga meeldivad. Ja iiris ütleb, et löö oma loomingulised tiivad laiali ja tõuse lendu, et täpselt võtab kokku selle, mida see laud ütleb siin, et tiibu sirutada on vaja lahti saada tardumusest ja et lennata on vaja liigutada ja teada suunda, kuhu poole sa liigud. Nüüd numbritena on 9 ja 5, mis võivad siis olla sinu jaoks olulisemad kuupäevad. Ja või siis 14 kokku. Nii, aga kõike kaunist sulle! Tere kõikidele kaladele, siin on sinu maikuu taroskoop ja kaartidena on lauas sellised kaardid nagu karikate 6, jõud ja karikate äss. Väga võimsa energiaga ja väga emotsionaalne. Kaladele vist see on tavaline, et kalakesed on meil sellised natukene emotsionaalsemad ja tundeküllasemad. Nüüd karikate 6 ja jõud, mõlemad kaardid on sellised minu jaoks nagu suhtekaardid. Karikate 6 on väga tasakaalus, mõnus, külluslikult jagav suhtekaart.
õnn, harmoonia ja armastus. Jõud on pühaliidu või kaksikleegi või mingi sellise tähenduslikuma suhte kaart, et see ei ole lihtsalt nagu mehe ja naise vaheline suhe, et seal taga on midagi enamat. Oled kogenud seda, et mõnikord vaatad inimest ja sind nii meeletult tõmbab tema poole ja kui ratsionaalselt hakkad mõtlema, siis selles inimeses ei ole mitte ühtegi sellist kvaliteeti, mis sulle võiks meeldida, aga see on mingi selline täiesti, ta ei ole animaalne tõmme, ta ei ole selline seksuaalne, füüsiline kirg, kuigi seal võib seda ka olla, vaid ta pigem on selline hingeline tõmme ja kutse ja teadmine, et ma tean seda inimest nagu läbi ja lõhki, et ta ongi nagu osa minust, et vot jõud on minu jaoks selline. Ja karikate äss on väikese arkaani üks õnnelikumaid kaarte, kus emotsioone on hästi palju ja need on pigem sellised külluslikud ja voolavad ja armastust täis emotsioonid. Ehk siis mulle tundub, et maikuu võib sinu jaoks üles tuua suhteteemad ja pigem nagu sellises positiivses valdkonnas, et kui sa oled suhteotsingul, siis võimalik, et sa kohtad seda inimest, kes su südame paneb niimoodi põksuma, et see kevad tundub maailma kõige õnnelikem kevad sinu jaoks või kui sa oled suhtes, siis võimalik, et see suhe muutub otse, kui liigub edasi järgmisele tasandile, et sa saad kinnitust sellest, et sa oled valinud iseenda kõrvale õige inimese, et sinu ooteaeg otse kui on läbi, et see külluse aeg sinu suhtes saab valitsema ja kuidagi, et see püha liit on loodud. Et me saame armuda ühte ja sama inimesse ka mitu korda elu jooksul ja uuendada oma sidemeid ja suhteid aastate jooksul korduvalt ja korduvalt. Iga päev on ju uus, sina oled iga päev uus, et uudista ja uuri oma kaaslast või partnerit, kes su kõrval on, et milliseks tema on muutunud ja too see püha suhte nagu energia tagasi teie suhtesse või siis miks tagasi, too rohkem esile pigem. Et vaata, mis toimub sinu suhetes maikuus ja ole valmis üllatusteks, mida tahab kevad sulle tuua. Külluslikku ja selliseid voolavaid emotsioone. Ja oraaklikaartidena on väljas sinu jaoks selline kaart nagu Aster, imekaunis sügislill, mis ütleb, et minevik on möödas, lase oma tõelisel minal esile astuda. Et see võtab kokku tegelikult natuke kogu selle laua, et võtta vastu püha suhe või võtta vastu liit väljastpoolt partneriga, sa pead olema iseenesega väga heas kontaktis ja teadma, kuhu poole sa liigud ja kes sa üldse oled, et mida sinul on pakkuda kaaslasele või mida sinul on pakkuda maailmale. Kogu see laud ei pruugi olla, kuna see on üldine ladumine, on ju, siis kogu see laud ei pruugi olla inimeste vaheline, vaid see võib olla ka sinu enda sees, et sa saad iseendaga parema kontakti ja sellega emotsioonid füüsilises kehas liikuma. Siin on tervendust väga palju selles lauas ja sellist enesega heas kontaktis olemist. Nii need numbritena võivad sinu jaoks olla olulised või kuupäevadena 1 ja 2 või siis 3 või 12, kui nad kokku panna. Aga kaunist maikuud sulle!